Kristina Tamm ja räägin sulle täna tervendavast kirjutamisest. Tervendav kirjutamine sobib nii professionaalseks kasutamiseks kui isiklikuks enesearenguks. Kui sa tegeled professionaalses sfääris kliendi akuutse probleemiga, siis ta võib vajada lisaabi terapeuti juures. Ja meeles, et sa võid lasta üles tuua kliendil need teemad, millega sa oled pädev ise tegelema. Või siis suunad kliendi vastava eriala spetsialisti juurde. Kui sa aga kasutad tervendavat kirjutamist enesearenguks ja sul tulevad üles tugevamad tunded, siis ole hea ja leia võimalusel endale psühhoterapeut, kellega need koos läbi töötab. Tervendav kirjutamine on paranemisprotsessi toetav vorm kõigis psühholoogia valdkondades. Oma kogemusest rääkimine võib olla paljudele keeruline. Kirjutamine pakub erinevaid viise, kuidas ennast väljendada. Tervendava kirjutamise programm annab sulle mõtteid, kuidas ennast väljendada. Tervendava kirjutamise programm annab sulle mõtteid, millest kirjutada. See on hea tugiteenus mõtete haldamiseks ja korrastamiseks keskendunud viisil. See annab sulle võimaluse tegeleda konkreetse probleemi lahendamisega ja see suunab sinu mõtteid võimalike negatiivsete emotsioonide selgitamiseks. Tervendav kirjutamine soodustab loovust ja isiksuslikku kasvu. Tervendava kirjutamise eeliseks on see, et ta võimaldab sul olla ehe. Mõista, miks sa tunned nii, nagu sa tunned, edasi liikuda, olla pehmem enda ja teiste tunnete osas, parandab sinu suhtlemisoskuseid, aitab sul olla stabiilsem ja kaastundlikum, aitab sul omandada häid vaatlusoskuseid ja omandad võime hästi kuulata iseennast. Sa räägid iseendast iseendaga kindlalt struktureeritud viisil. Ja selle abil sa vähendad enda koormat. Kirjutamine on vaimsele tervisele väga kasulik. Kirjutamisega kaasneb tunnetus. Kui sa kirjutad, siis sa avastad, mida emotsioonid sinu kohta räägivad. Ja sa ei pea olema sugugi selleks proff või väga hea kirjutaja. Kui sul on olemas paber ja pastakas, on sul tegelikult olemas tööriistad ja juurdepääs väga odavale teraapilisele viisile iseenda toetamiseks. Ja kui sa teed seda regulaarselt, siis sellest saab harjumus. Ning see võib olla üks elu muutuvaid võimalusi. See kursus annab sulle tööriistad, millest kirjutada ja kuidas kirjutada ning kuidas analüüsida ennast. Tervendav kirjutamine on abiks mis iganes eluvaldkonnas. Näiteks neile, kes on kogenud traumat või emotsionaalseid meeleoluhäireid. Kirjutamine aitab luua enesekindlust, tekitab rõõmu ja aitab tegeleda üles tulevate mineviku teemadega. Kirjutamise eesmärk on kasv ja kui mõni teemadest tekitab sulle rohkem valu, siis pane see hetkeks kõrvale ja pöördu selle juurde tagasi sulle sobival ajal. Ning kindlasti ära jää oma raskete mõtetega üksi. Tervendavaks kirjutamiseks vajaminevad töövahendid on sulle meelepärane pliiats ja meelepärane kaustik, vihik, kuhu iganes sa siis soovid kirjutada. Hästi oluline on see, et sa kirjutaksid käsitsi, mitte ei trükiks arvutis. Sellepärast, et vaid käsitsi kirjutades jõuad sa lähemale oma alateadvusele ja see aktiveerib ajus vastavaid ühendusi, mis sul seda teha aitavad. Kirjuta miinimum 1 A4 leht. Kuid ära piira ennast sellega, kui sa tahad kirjutada rohkem, võtta paberit juurde. Pea meeles, et kirjutamisel ei ole täiuslikku viisi. Ära kritiseeri ennast, ära anna õige kirjale hinnangut ja kirjuta teadmisega, et ainult sina ise loed neid sõnu. Sest muidu sa ei kirjuta ehedalt. Räägi kirjutades täielikku tõde ning leia ka siis selle töövihiku või paberi hoidmiseks koht, kus teised seda ei näe. Ja ära keskendu vigade parandamisele. See ei ole üldse oluline. Kirjutad sellest, mis on sinu jaoks tähenduslik ja mis pähe tuleb. Isegi kui kaldud algsest teemast kõrvale, see on okei, kuid pealkiri aitab seda fookust sul tagasi tuua. Kirjutamiseks vali endale koht, kus sind 15–30 minutit ei segata. Lülita välja mobiil, kõik tehnika ja soovi korral pane endale taustaks mängima meeldiv muusika. Tee sellest kirjutamisest enda jaoks rituaal. Kirjuta võimalusel iga päev. Kui sa oled ära kirjutanud, siis lisa endale veel 5–10 minutit varuaega, kus sa loed kirjutatu läbi uuesti ning analüüsid seda, mis sa seal kirjutasid, millised olid sinu tunded ja mõtted ning mis sa õppisid sellest kirjutatust. Et lahendada probleemi või traumaatilisest sündmusest taastuda, siis sa peaksid kirjutamisel keskenduma teatud sündmusele või asjaolule või inimesele, et sellest saaks kasvuharjutus. Vastasel juhul võid sa lihtsalt oma valusaid tundeid uuesti üles kiskuda. Sinu eesmärk on selle valuga leppida ja edasi liikuda. Sa võid ka tunda kirjutamise järel kurbust
ning seetõttu igaks juhuks varu endale väike kogumise aeg peale kirjutamist. Väga oluline, et sa iga kord pühenduksid sellele analüüsi osale, mis sa sellest kirjutatust õppisid. Kirjutamise harjutused võid valida endale sobivas järjekorras, mis teema sind parasjagu kõnetab. Palju tervendavaid kirjutamisi sulle!